Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Tänases saates. Oota, mis see küsimus oli? Ta on täiega linna. See on mingi pick-up line praegu või? Sander teeb vahel tahtmatult väga halba nalja ja mu arust loomad seda ei saa teha. Teeme aplausi, see oli Simnis-Liini punkt praegu. Väga hea. Unibet, selle saate maksis kinni Unibet. Minu nimi on Kaspar Kikervill ja minu kõrval nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varba! Juhei! Ja nagu ikka meil on 2 tiimi saates ja nagu ikka minu vasakul käel on punane tiim kapteniga Sander Õigus! Ja meil on hea meel taas tervitada saates meie kõigi lemmikud, daamid ja härrad, Genka! Igati võidukas rekord on tal praegu selja taga, aga vaatame üle, mis neil vastu läheb. Vastu läheb sinine tiim kapteniga Televiira! Ja meil tuleb meie saate ajaloo teine perekondlik lahing, daamid ja härrad. Sinise tiimi külaline on Maris Kõrvik! No nii, Karl, aga meil on nii äge sats täna koos. Ütle meile, mis on meie tänase saate esimene küsimus? Hea point. Mul peaks küsimused olema. See on kogu su roll. Aga võib-olla seletame ära ka, et meil enne salvestust me oleme 1-0 seisus juba. See oli juhuslik. Nimelt Teele tõi esimesed punktid juba sinisel tiimil ära. Need olid nii head, me ei saanud neid mitte anda. Ma tean, teete naljast silma pole midagi teha. Nii on, seis on 1-0. Asi on nii. Ja vahepeal on nii. Aga kui saate kokku võtta, siis enne kui kaamera nagu käis, Teele ütles, et ma olen paks ja kole. Kõik naersid ja nüüd neil on ka punkt. Kas see ei olegi kogu stand-upi mõte, et sa ütled, et keegi on paks ja kole, aga väga ilusasti? Ei, me räägime aukudest ka. ma võtan ära. Ja armuaugud, ma mäletan küll Sandri nalja. Nii, aga lähme siis edasi kohe esimene küsimus juurde. Vaata, kõik arvasid, et tuleb perefight, aga mitte nagu Maris ja Genka vahel, vaid minu ja Sandri. Täpselt nii. Te arvasite nii või? Jah. Me juba oleme Riius, jah? Me lipime äkki ära. Ma arvan, et ma pean siin segama enne, kui käest ära läheb. Hakkame siin rõõmsal teemal, et Jaapanis ei vallandata inimesi. Kuidas käitud... Küll, aga siin saad. Miikal Memo. Aga... Kas ma olen ohus või Sander pigem? Ei ole. Karl, mis on meie küsimus? Jaapanis ei vallandata inimesi. Kuidas käitutakse mitte soovitud töötajatega? Kas te teate seda? Lihtsalt ei anta neile mingit ülesannet ja siis neil on nagu täbist, peavad ise ära minema. Ignoreeritakse. Ja ignoreeritakse, lihtsalt antakse raha tühjalt istumise. Läheb töö juurde ja siis hakkad kellegi, tšau, kuidas läks eile, siis kõik on niimoodi. Aga ei tee välja. See on üpriski lähedal. See on eraldi tuba, kuhu nad saadetakse ja neil ei olegi mingit tööd. Need arvutid ei ole ühenduses, siis nad on lihtsalt nagu selle musta selle... ekraani taga teevad tööd. Põhimõtteliselt jah. Nii et siuke pagendustuba on, kus nad ei saa mitte midagi, antakse lihtsalt palka, loodetakse, et see on nii nüri, et nad lihtsalt lähevad ära. Nii et Sandrile kohe sealt 1 punkt olemas. 2 punkti, väga hea. Aplausi muidugi, kohe. Sa üritasid mu õiget vastust nagu küll ära rikkuda, aga see oli õige, jah? Väga hästi, väga õige. Okei. Nii. Küsimus nii väikeselt on vastus. No sa siin vedasid meid sinna kuskile kraabi poole. Ma vedasin tuppa, kus on kompuuter. See oli ainult kõigi koht, sa rääkisid. Ärme tülitse. Muuseas, näiteks üks ülesanne, mis neile mõnikord antakse, on see, et vaadatakse tele mingi seriaali, siis nad peavad vigu otsima sealt lihtsalt järjest vaatama telekat ja sellest palka saab. No võt. Aga lähme järgmise küsimuse juurde. Seda ei näe isegi mina. Mul on opereeritud sinu. Ma loen ette ka ära muretse. Ja me tegime ekstra väiksed. Meil on eelmine kord oli probleem, et nad olid liiga suured, nüüd me tegime liiga väikesed. See on suur või? Enne oli suur. Vastus oli. Mida teevad mehed? Ma loen ette See on Eesti keskmine rahu. 1987. aastal sõitis Kenneth Parks 14 miili autoga, mõrvas 2 inimest ja läks siis verisõna politseisse üles tunnistama. Teda ei mõistetud süüdi. Miks? Maris, mis sa arvad? Kuidas saab lasta mehe politseist minema, kes on 2 inimest mõrvanud? See on meil 1987. Mind ei olnud veel olemas, sa võib-olla olid juba natuke, võib-olla mäletad seda lugu? Ma olin lasteaias siis. Nii, aga
miks sa arvad, miks teda ei mõistetud süüdi? Ta läks verisena politseis. Ta läks ise verisena. Täiesti verisen, ta oli 2 inimest ära tapnud. Ta läks sinna, oma ütles... ämma ja äia, kui täpne. Ja ta ütles, ma tapsin oma ämma ja äia ära ja siis talle öeldi, et good boy ja näges. Ei, päris nii see ei olnud. Päris see ei olnud, aga... ma arvan lihtsalt, et ta ütleski, et sorry, ma tegelikult ei teinud. Lihtsalt veri. Okei, ei teinud, aga mine kojus. Ei, ta tunnistas üles, et ta on tapnud 2 inimest. Isegi ma ei kujuta ette, et inimene läheb, tunnistab üles ja siis talle öeldakse ei, aga samas praegu just ju hiljuti keegi varastas siin miljonid raha ära, andis 8 miljonit, lasti ka vabaks seal lennujaamas ju. Et vahel võib juhtuda nii, et mingi põhjus seal on. Vaimsete probleemidega on näiteks... Mis on see nii-öelda loophole või mis on see, kuidas sellest läbi arvan, et ta ütles, et tal on mingi vaimne terviseprobleem, vaimse tervise Ämmi probleem. äi on halvad inimesed. Magas, see oli unes. Tead, mis veel on, et ämm ja äi tahtsid teda enne ära tappa, et see oli kaitsemõrv. Mingid ämma ja äia anekdoodid on ka, ta võib-olla mõtles, ta on anekdoodis. Ta mõtles, et ta on anekdoodis. Ei, te olete tegelikult ei ole üldse kaugel. Ta ütles endale enesekaitseks mingisuguse oleku peale. Ei, see vastus oli kaugel. See vastus oli kaugel. Aga oleme vahepeal üle punase tiimi juurde. Mis mõtted teil on? No ma arvan, et ämmi ei tulnud talle kallale. Ei tulnud. Ei tulnud, jah, okei. See oli öösel. See oli öösel, jah. Kas see ikkagi oligi, eks ta ütles õige vastus ära vahepeal, aga te vist läksime sellest üle või? Et ta tegi nagu unes seda või väitis, et ta kõndis unes või? No õige vastus, ta unes kõndides tegi seda kõike. Ja see tuvastati muuseas, see oli meditsiiniline probleem, tal oli enne juba ajalugu olemas ja tänu temale see sai selliseks asjaks, et pärast seda on veel seda juhtunud. Tehniliselt on see vaimse tervise probleem. Ma olen probleem. nii palju asju teinud, pidudel käinud, ise magan. Hommikul Maris küsib, kus sa olid, ma magasin. Tuidu peal. Nii puhand olnud. Nii, aga ühesõnaga tõesti praegu läks punkt küll punase tiimile, aga jah, siin tuleb julgelt välja öelda. Mis mõttes, nagu sina ütlesid ju? No täpselt. Meil oli kokkulepe, et alati nii, nagu see kõik asjad on, mul annad selle punkti ka praegu siia. Oli ju. No ühesõnaga seda pärast arendada, aga praegu on lihtsam edasi minna järgmise küsimus. Karl, mis on järgmine küsimus? Väga meie kõigi kohta. Mis on üks füüsiline asi, mida inimesed tahtmatult teevad ja mida ükski teine loom teha ei saa? Ükski teine loom ei tee seda, ainult inimesed teevad seda. Aevastavad? Ei. Seda tehakse küll, teised teevad ka. Inimesed teevad, aga loomad ei tee. Äkki luksumine või? Ei ole ka luksumine. Masturbeerimine. Oled sa kunagi koera nagu... Oravad masturbeerimine. Pluss tahtmatult. Tahtmatult. Sa nagu ärkad üles käsi püksus, kurat jälle unimine. Aga see on nii armas, et Henri su näide oli aja oravad masturbeerivad. Oravad on loomagi kõige suured masturbeerivad. Ja 2 käega. Ei tead, miks? Ei tea. Loomad köhivad või? Sellepärast, et neil oravatel pidi hästi palju neid suguhaigusi olema. Ja et mitte suguhaigust saada on, siis nad pidi hästi palju masturbeerima. Lugesin üks artiklit kus. Miks sa selliseid asju loed? Kas sa käid jälle TikTokis? Ma teen natuke deep research. Jaa, et pidi olema, jah. See on väga huvitav fakt, seda ma tõesti teadnud. Äkki see on mingi köhiv? Est masturbeerib kõige rohkem loomadest. Kas orav on tihedam kui mina? Pärast vetsus käimist lasevad vett peale? Tahtmatult. Ai. Kus see... Tead, kellisel loomale ainukesel Palun vihjad. Eesti metsas vets on või? No? Kährikul. Vets? Vets metsas. Kährikul või Teil on vets siuke ette nähtud. Surnud sees tühi siid olen. Kas see on? Ma olen käinud üks nädalavahetus Luua metsakoolis imetajate kursusel. Ja siis seal nad sulle rääkisid. Yes. Tegelikult me ei tea Eesti nendest imetajatest mitte midagi, see on nagu täitsa hull, mis nad teevad. Aga siis see on crazy man. See, et ma tahan loodusega 9 saada, ma ütlen sulle, mis nirk teeb seda kunagi loodusega. Sulle vaja seda kindlasti, sa saad varsti mingisuguse küsimuse juures seda öelda. Ma panin selle punkti, sest ma õppisin midagi. See oli see huvitav mõttekäigu. Ei, see ei olnud õige. Oravad masturbeerisid palju.
ei, see meile meeldis lihtsalt. See oli lihtsalt tore ja Siili sisse saab sital käia, see ka tore, aga... Ja neid samal ajal... See kõik see kombo. Ja. Kükib Siili kohal. See on lihtsalt tore ettekujutus. Nüüd sa saad aru, miks sa seal oled. Ma tean. Okei, ma ei näinud seda ette. Aga mida sa oled? No mina küsin. See on tahtmatu täiesti. Mõelge, see on nagu mingi reaktsioon. See on siuke sotsiaalne reaktsioon. Et Sander teeb vahel tahtmatult väga halba nalja ja mu arust loomad seda ei saa teha. See oli lihtsalt rünnak. See oli, jah. See oli lihtsalt vastus, see oli lihtsalt rünnak. Ma tunnen, et seal korra midagi, ma nägin seda... Henril käis ma arvan, et ongi, et oota, mis see küsimus oli? Ma küsin, mis on see üks füüsiline asi, mida inimesed tahtmatult teevad ja mida ükskord ei teha? Okei, imestavad. Ei, see on... Oled näinud ühtegi looma imestamas? Oja. Oja. Nad ei näinud seda ette tulemas, aga... Oled näinud videot, kus... See on ropendamine. Touretti sündroom. Juba rääkimine piisaks, aga sa otsustasid spetsiifiliselt. No aga rääkimine ei ole tahtmatu, aga Touretti sündroom on... Tahtmatud, no mis nad? Linnulaulu kunagi, kui sa tõlgid ära linnulaulu kevadel, arva ära, millest nad laulavad? Ropendavad. Ainult. Ma olen kõige lahedam isane. Tulge siia, mul on jumala hea pesav lets. Ainult siuke tekst on. Siili sees, tule kalamajas. Öömik. Mais, juuli lõpuni. Ainult ropendab. Faktid aga valed. Aga taas tahtmatu reaktsioon. Kui sa mõtled, mis reaktsioonid sul on sotsiaalsed reaktsioonid? Vastamine sotsiaalne. Ja sotsiaalne, just. Sa reageerid. Kuidas sa reageerid vahel? Kellegiga vestlused tihti peale. Naeran. Aga tahtmatu just. Füüsiline, sul kõik muutub natukene. Punastamine. Sealt tuli enne. Ei tulnud. Ei, päriselt ei tulnud. Tuli kahjuks. Tuli jah. Mis sa teed nalja, ma ütlesin 2 korda järjest punastamine. No küsime publiku käest, kumb ütles enne? Kas keegi kuulis, kui ma vaikselt ütlesin punane või? Teike häält, kes arvas, et sinine ütles enne? Ja kes arvas, et punane ütles enne? See on lihtsalt mehed ja naised. Ühesõnaga... Ma ei pane kummalegi. Õige vastus on punastamine, ütleme ära. Aga siis praegu ei saanud keegi punkti. Seis jääb nii, nagu ta on. Aga vaatame ikkagi järgi pärast. Vaatame järgi, pane kommentaaridesse, kes ütles päriselt esimest korda esimesena. Nii et vaatame siis, kuidas keegi punastab ka, siis on meil vähemalt teada. Inimest teab. Jaa, et muidu me ei tea, mis on punastamine. Ma teab pärast seda, kui see küsimus tuleb. Kas see... Maris, mida sa punastad? See on ju kõigest Sander õigus six-packiga, mida kunagi maailmas enam keegi ei saa näha. Plus need ka vaata, kust jobi alla jookseb. Ütle uuesti. Kuulisid küll. Ja mul tuli meelde, ma korraks tahan vist ikkagi, et mitte kährike käib, rebane käib. Väike fakt. Väike lisafaktik. Ja kui me juba faktidest räägime, see on päris pilt Sanderist. Aga sellegipoolest läheme edasi järgmise küsimuse juurde. Oi. Mingid lühemad küsimused võiksid olla. Mille kohta sa küsimust tahaksid? Ütle mulle. Genka kohta. Genka kohta. Äkki mul on. Ta ei peagi midagi küsima, ütleb lihtsalt vastuse. No nii. Kui sa mõtled, ma tean vastus. No see järgmine küsimus on Genka kohta. Järgmine küsimus on Genka kohta. Mis looma puhul pole teadlased kindlad, kas ta on tahke või vedel? Ei, see oleks võinud panna. Mis looma puhul pole teadlased ja Genka kindlad? Mehhiko tõmpsu. 8 jälle. Loom. Ei. Aga ta läheb ju läbi lukuaugu. Ta on lihtsalt väga pehme. Ma näen, kus on üks punane nagu siukene, mis läheb üles Sandri sees. Vaikselt läheme närvi. Varsti aga kõrvadest võiks tossu tulla. Te vastasite midagi, ma ei kuulnud. Ei, me pole vastanud. Me ootsime... Ei no... Te tahate me teile ette ütlema, jah? Mis mingit vedelat looma pole olemas? Ma tahtsingi öelda, et ütle, mis looma sa kõigepealt vedelaks üldse kuulud. Eile nägin, kuidas see voolas mööda metsa ringi. Äkki ta siis pole metsaloom? Kui te olete selle loomaga... Voolas mööda taevast ringi. Mingi millimallikas või midagi nii? Ei, ma täitsa läks teises suunas. Ma ütleksin, et kui te olete kunagi selle loomaga kokku puutunud, siis te saate aru küll. Aga oleme või? Kindlasti olete. Kus sa tead? No, ma olen üpris kindel, ta on üpris levinud. Üsna levinud loom. Ainukasi üle. Vedel. Vedel loom. Vihmauss. Kass.
kass on õige vastus. Teeme aplausi, see oli Simnis Tiini punkt praegu, väga hea. Küsimus Genka kohta, kass Basilio. Nii, ja ma seletan ka, see on siis Mark Antoni... jah, sul on õigus. Mark Antoni Fardini teooria, see on siis matemaatiline teooria, sellepärast, et kui te vaatate, iga kass läheb sellesse anumasse, mis seda manet, ta läheb nagu sellesse sisse kasti. No kõik loomad lähevad, kui suruda. Kui hoolega litsuda. Akli ja madinaga läheb igale poole, täpselt, jah. Ma annan sulle homme ühte lehma proovida. Litsumiseks. Nii hea, et Genka seda ei öelnud. Okei. Ma lihtsalt jätta, me laseme sellele korra. Ma ise sain ka aru, kui kohutava asja ma just ütlesin. Ja mul on nii häbi ja ma vabandan kõigi ees. Nii, läheme edasi. Ei lähe veel, ootame natuke. Tüdrukud räägivad siin lihtsalt lehmadest, neil on lauda lähedalt pärit ja siis on mingi linnapoisid on lehmad. Sa oled linnapoiss või? Ta on täiega linnapoiss. See on mingi pick-up line praegu või? Sa nägid, kuidas ta mõttesse vajus. ma küsin. Ja kui see tuleb, küsib, sa oled linnapoiss. Eesti meestel on nii raske sõpru leida, et me proovime. Siis ta on ka ei! Nii, aga Karl, lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Lähme siis järgmise küsimus on mul selline. Miks mitmes Aasia riigis kardetakse numbrit 4 sama palju nagu meil numbrit 13? Miks mitmes Aasia riigis kardetakse numbrit 4 sama palju nagu meil numbrit 13? Mis on hirmus 4 puhul? Mis on 4? Mis hirmsad asjad on 4? No Aasias on see ju, et laps ei tohi olla, vaata ju, ainult üks laps võib olla ja kui sul on 2 last, siis on ju 4. Kui sul on 2, siis on 4 või? Kuidas? Ei, noh, ema, isa ja 2 last, vaata, see on kokku 4. Et sinna läheb minu loogika alguses. Või siis... Ma mõtlen, et sa söövad ju pulkadega, need pulkasid on 2, on ju? Nii. Edasi. That's it. 2 inimest. See on kogu vastus. Ei, ja siis... Ja siis need... No ja siis, kui on 4, siis on ikka 2 inimest. Ja meie seis on ka praegu Aasia riigid, see on ju rõhutatud Aasia riigid, siis see tähendab, et seal peab olema mingisugune... Mida sa mõtled Aasia riigid tähendab? Seal on Hiina, Jaapan, Korea, hästi palju põhjus, seal on põhiliselt Hiinas. Hiinas on näiteks ka selline, et seal ei ole näiteks korrust 4, sellepärast kui sa lähed hotelli, siis ei ole tuba number 4. See on mingi halbade hingede vaimude... Aga seal on spetsiifiline põhjus. Ma arvan, et sõna 4 on aasia keeles. Nii. Aasia keeles. Me kõigile. See on koma, seal ma kuulun koma ja nüüd teine pool on sama kõlaga 13. Ja peaaegu muuda see 13 millekski muuks. 13 ongi kokku 4. Ma just sain aru, see on päris. See kõrmäht on midagi, mida sa pead nüüd mulle ka seletama. 13 on... 1 ja 3. Aga miks meil üldse see 13? Kasvar, on nii kõrmäht ikka. 1, 3 on kokku 4 ja muidugi, see ongi. See on väga põnev mõttekäik, mis ei vasta tõele, aga... Aga see on lingvistiline asi, see on peaaegu. Mille moodi number 4 kõlab? Ja nüüd on juba üldiselt saate ka pakkuda. See siis kõlab mingi asja järgi. Nagu saatan kõlab. Ei ole mingi teine sõna on see. Surm. Õige vastus, ta kõlab täpselt nagu surm. 2 varianti oligi ja ma ütlesin selle vale. Kuidas seda öeldakse? Seda ma ei proovi. Karl! Kõlas tuttavalt. Nii, ühesõnaga saime jälle targemaks. Nii, Karl, aga ma arvan, lähme kohe edasi. Meil on hoog sees, lähme edasi järgmise. Lähme järgmise, ma küsin... Oot. No nii. Me ei lähe kuhugi edasi. Karl, me ei lähe kuhugi. Et samas nagu, et nad samamoodi kardavad seda number 4 nagu meie 13, aga meie 13 ei kõla kuidagi. Ei no, ta on selles mõttes samamoodi, et ta on vaata ebausuga. Okei, selge, lähme edasi. Korruseid ei ole tihti. Samas Henri 12 ju kõlab. Vaata, kõik õpetavad ju inglise keeles. 12 kõlab nagu Sandri uus tund. Jah, ongi nii. Järjekorras 12. Täpselt nii. Aga lähme Hiina ebausuga edasi ja sellistel teemadel. Täpselt meie teema. Siis, et mis värvi on Hiinas pulmakleit ja miks? Punane. Ja see on sellepärast, et
et vaata, kui sa abiellud, siis sa tegelikult oled väga kurb mutad, silmad läheb punaseks. Siis kõik oleks toonis. Täpselt, et see sobiks oma vahel kokku. Ja vaata, valgekleit on üldse välja mõeldud Elisabethi või Victoria või kellegi ühe inglise kuninganna, keda ma ei mäleta tema poolt. Sa ütlesid õige, Victoria poolt. Jah, just täpselt. Ma olen nii tark ju ajaloos, ma täpselt tean neid asju. Ehk siis see punane on toonis rutatud silmadega, aga see toob ka head õnne, ma pakun. Jah. Õnne ja armastuse värv. Täpselt nii, punane toob õnne, aga miks mitte valge? Kas seda oskate öelda, miks valge? Lisa väike 1 punkti küsimus. Mis on... 1 punkti juba saite. Ta sai 2, sellepärast nad ütlesid ilma vihjata. Kas sellega maetakse? Jah, see on leinavärv, täpselt õige. Aga me saame 2 punkti. Teeme aplausi. Punktid lähevad igale poole praegu. Kas saaks rohkem moe küsimusi? No ebausk selles mõttes. Aga kas see fakt oli õige, et see Victoria mõtles välja valge kleidi või? Tema õigemini siis enne seda oli vahet ei olnud, mis värvi oli. Aga Victoria pani valge kleidi, siis populiseeriti sellepärast, et see oli tollal suur sündmus. Ta tahtis tegelikult välja näha neitsi. Ja siis see puhtus ja see pandi sinna hiljem nagu juurde. Mina küll ei kujuta ette, milline välja üks punane mina ei käinud midagi jalgu hoidmas, aga ma olen kuulnud, et oli nii, et ta tahtis öelda, et ta on neitsi. Victoria. Kes rääkis sulle? Kes rääkis? Aga jah, vaatame, milline siuke ilus pulm välja võiks näha. Tõepoolest. Oot. Me näeme praegu tulevikku. Siin on midagi õhus. Siin on midagi tõesti, emme issi koos seal Hiinas esil söövad kiirnuudleid, sest et Sandril võib-olla rohkem raha ei ole nendest stand-upidest üle. See on avalik info, mine vaata järgi. Võib-olla üks natuke teistsugusem versioon isegi sellest. Sul on mitu lausa või? Me oleme siin ikkagi võrdõiguslik. Nii. See on ilusam isegi. See on parem. Kuidagi joonendavad paika tõepoolest. Mulle ka meeldib see rohkem. Kus nüüd on mul mu õiged tissid? Aga vaata, kui õnnelik sa oleksid mu kõrval. Eelmise pildival ei olnud õnnelik. Vaata mind, mina ei ole eriti õnnelik, nii et sinna auku sa läheks ka. Kas ta oli eelmise peal õnnelik või? Ikka vihane. Eelmise peal kohe vaatame, suht sama vaib oli vist. Sander on iga õnnelik. Mind see tehing õnnelikumaks ei teeks, küll aga sind, kallis. Aga sinu omaks võiks saada kõik see. Oot, see pole mind naeratama. See on kuskil telliskivist tehtud või? Jah. F-hoone kõrval. See on hea valgus, soovitame kõigile. Ma lähen pärast tõmban ka paar tükki. Hei, see on HHTV. Pane like ja subscribe, et me saaksime kasvada. Aita meid, palun, väga palun, aita tagasi video juurde. Järgmine küsimus on selline, et mis on mandritel ja sõrmeküüntel ühist? Mandritel ja sõrmeküüntel. Mõlemad kasvavad. Ei, mandrid ei kasva. Mõlemad saab lakkida. Mandrid ja sõrmeküüned. No mandril oleks päris kaua läheb, et mandrit lakkida. No mis seal vahet on? Kui kaua sul? Närida. Mandritel ja sõrmeküüned. Mandrit närida. Närida. Neil on midagi väga üks-ühele ühist. Manner. Nagu... Saad Saare... Ega küüs on ka sul siin nagu eraldatud tervest kehast ja luudest ja asjadest. Et selles mõttes, kui sa kaotad, siis sul on suva. Ei. Kas see nagu mandri, see mõttes mandri või nagu et Saaremaa ja mandri või? Ma mõtlen siinkohal nagu Aafrika manner, Lõuna-Ameerika, Põhja-Ameerika. On sama kujuga. Sellel küsimusel ei saa olla mingit normaalset. Ma arvan, et see vastus on, et mitte midagi. See vastus on keerukas, aga huvitav. Kas mingit vihjet äkki saab? Tuleb vihje. Selle vastuse või selle küsimuse tegemise eest võib teile punkti anda või? Ei, nad ei ole ära teeninud. Ei, seda mitte. Andke vihje, palun. Nad on lihtne töölisklass siin. Me oleme pööbel. Me oleme isegi toole. Ma olen päris suure vihje, see on seotud numbritega. Siin on numbrid. 20 küüned. Et 10 mandrit on ja 10 sõrmeküünt. Loete palun kõik need 10 mandrit. Saaremaa. Saaremaa on ikkagi Saaremaa. Siin on füüsikat natuke seotud ja... Ma ei saa aru. Mis mandrid teevad? Ütleme, hakkab lihtsama. Mis sõrmeküüned teevad? Täna ei tule meelde, mida mandrid teevad. Mida sõrmeküüned teevad? No mida nad teevad? Mida mandrid teevad? Kasvavad, liiguvad. Liiguvad.
liiguvad üksteisest eemale. nii, jaa. Mandrid seda kunagi tegid. Sama kiirusega kasvavad küüned, mis mandrid liiguvad. Täpselt see, sinu sõrmeküüned liiguvad kasvavad täpselt sama kiiresti, kui mandrid lahku üksteisest. Kui kiiresti meie laste küüned kasvavad. Ma lõikan pühapäeval ära, esmaspäeval on sellised. Sama palju või? Jah. Sama palju. Ma tahaks saada, kelle järgi, kes on see, kelle järgi mõõdetud? Sama kiirusega. Näita pilti. Siinkohal see sõrmeküünte fakt sulle, et mida nooremad inimesed on, seda kiiremini sõrmeküüned kasvavad ja sa saad inimese bioloogilist vanust vaadata selle järgi, kui kiiresti tegelikult sõrmeküüned kasvavad. Saidki praegu teada, et mu lapsed on minust nooremad. Ja täpselt nii. Ja see ongi, mille jaoks meil see saade on. Aga õige täpselt tuli sealt. Mina ütlesin, et liiguvad. Ütled liiguvad, aga see lüli, see pjaks. Sa pead ütlema, et see oli päris huvitav, et Sander isegi jõudis sinna nende kõikide vihjetega, see oli väga hea. Anname punkti ära. Tõesti, ma ju andsin talle lusikal ette selle vastuse, nagu tema alati ütleb. See ei olnud lusikas, see oli mingisugune kastiauto täis. Kastiauto. On hea tunne nüüd või? Sa teed iga kord mulle seda. Nii, aga ma arvan... Hoiame seda pinget. Nii, lähme. Okei. No nii, lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Järgmine küsimus. 2009. aasta jaanuaris tegi Burger King Facebookis kampaania Whopper Sacrifice. Mida pidid inimesed tasuta burgeri nimel tegema? Oma naise või mehe? Abiellumine oli seal mingi teema, on ju. Okei, et oma naise või mehega mida tegema? Ohverdad ära. Nagu lähed lahku või? Ohvritad. Kuna me käisime Ameerikas sinuga ju 2009, mäletad, me käisime ka, võtsime need paberist kroone, panime pähe, mingi krooni teema oli. Balti jaamas on ka burgeri. Ma ei ole 15 aastat Balti jaamas käinudki. 2009. Küsimus ka uuesti. 2009. aasta jaanuaris tegi Burger King Facebookis kampaania Whopper Sacrifice. Whopperi ohverdus. Whopper on see nende burgeri nimi. Mida pidid inimesed tasuta burgeri nimel tegema? Kui nad seda tegid, siis nad said selle tasuta Whopperi ehk burgeri. Ma arvan, et kuna see oli Facebooki kampaanias, nad pidid profiilipildi ära vahetama, nagu need on, need kõik lippudega ja siis mingi, me oleme kõik nüüd Andrus Veerpalu poolt. Sellel ajal just 2009 ju tuli Eestisse vist ka alles ei varem. Andrus Veerpalu pildi. Ei, mingi sotsiaalmeedia, mingi piltidega teema oli küll, nad pidid mingisugused pildid sinna panema. Aga ma mõtleme selle peale, et see on nagu sacrifice. Sa pead midagi ohverdama. Mida see Facebookis ohverdus? Sa pidid panema unfollow teistele burgeri frantsiisidele. Rohkem isiklikum. Sa ohverdad midagi. Unfollow your naine. Sa oled õiges suunas. See liiga spetsiifiline võib olla. Sõber. Nii. Kõik sõbrad ära kustutab ainult burgeri. Ma arvan, ütleme selle vastuse ära. See oli piisavalt lähedal. Sa pidid 10 oma Facebooki sõpra ära kustutama. Ja siis sa said, aga muidu see trikk oli selles, et muidu Facebook ei anna nagu teada, kui sa kedagi unfollow'id. Aga siis tuli suur teade, et su sõber unfollow sind, et tasuta burgerit saada. Et sa tegid nagu inimestele haiget. Kes see neile sihukest nõu andis, et see nagu hea mõte on? No vot, aga nii oli. Aga Karl, kuule, vahetame käiku, teeme midagi lõbust, teeme midagi muud korra. Me oleme nii palju neid tavalisi küsimusi praegu küsinud. Teeme midagi muud. Teeme sihukese kiirema raundi, ma arvan. Teeme tempokat midagi, jah. Teeme midagi tempokat. Ja sest äkki... Jooksuvõistlused, siis ma saaks küll punkti. Teeme mõistatuse, klassikalised. Mulle meeldivad mõistatused, klassikalised Eesti mõistatused. Teate lipp peale. Aga miks meie peame siis nagu vastama, kui sulle meeldivad? Sest Karlil meeldib teid valudes näha. See on teine asi, mis talle meeldib. Nii, Maris, mõistatused, naised on ju parimad. Klassikalised mõistatused. Nii, kohe kui nagu teate, öelge mulle ära. Ikka mingid Eesti vanad mõistatused, mitte mingi Ameerikast. Eesti, ma võtsin Eesti varamust selle. Sibul on esimene vastus. Esimene tuleb, kui vana indiaanlane juhatab Buffalo vee. Aga esimene on päris klassikaline ja võiks olla lihtsam. Eest kui ora, keskelt kera, tagant lai kui labidas. Kobras. Orav. Orav. Eest kui orav, keskelt kera. See on õige või? Ei ole orav. Kobras ei ole. Kobras ütlesin mina esana, aga ei ole kumbki õige. Ei ole või? Eest kui ora, keskelt kera, tagant lai kui labidas. Henri. Tegemist on, te olete selles mõttes õigel tee. Ma olen lähedal, jah. Te olete lähedal. Te õigest nurgas olete ta valmis igatahes. Nii. Mõelge, talurahva asi. Aastast 1894 on see. Mis aastast? 1894 peaks olema. Huvitav, ma käisin teises klassis, siis kuidas ma ei mäleta. Oota, on see ese või?
ei. see on, te olete loomad. Elusolend. Elusolend ikka oli päris lähedal. kana. Õige vastus on kana! Väga hea, täna väikse aplausi. Väga hea, punkt tuli. Kus kana see labida juht käib? Saba. Väike labida saba. Võib-olla oli omal ajal teissugune kana. Nii, labidas. Vanast kõik teistsugused kanad. Nii, ma olen aru saanud ju. No nii, aga Karl, mis on meie järgmine mõistetus? Järgmine mõistetus on siis selline, et tõsta üht reit, tõsta teist reit, pane karvane vahele. See ei ole reaalne ju. Sorry, selle sa mõtlesid ise välja ju. Ei. Peale kõiki neid Tinderi kohtinguid. Positiivluse telkla. Positiivluse telkla. See on mingi mokk, millega mingit asja tehakse. Naiste saun. Ai, kes see on see kuradi kudu? No mingi ma räägin nagu Mingi lõnga tegemisega midagi. Ei ole, see on üks tegevus. Sõudmine, paerutamine. Ei ole. Kaks seda üles ja... Tõsta üht reit, tõsta teist reit, pane karvane vahele. See on mingi jalgrattasõit, kus on karvane iste. Aga millises jalgrattasõidus on karvane iste? Karvase istuva jalgrattasõidul. Karvase sadulaga. Aga mis oleks üks... Hobune! Ei. No, mulle meeldis see, me liigume kui hobune, on karvane jalgrattas on hobune, nii, liigume edasi. Kelle peale, kelle seljas, mingi kaameli seljas, kelle seljas on karvane? Eesti seljas ikkagi nii otse ei ole, et ikkagi... Ratsutamine või? Ta on tegelikult natuke täpsem, aga mingi looma seljas oled. Me oleme üsna lähedal. Ma annan hobuse, see hobuse karja oligi, see oli siis hobuse rakendamine, rakmente peale panemine oli see. Sa võtad selle ühe, paned teise ja paned selle karvase. Ma ei tea, mis te vana eest lihtsalt kodus olid niimoodi, kule. Mul on üks hea pull. Et homme lähed hobust rakendama, et ära ütle, et sa lähed hobust rakendama, ütle niimoodi. Kurat, see on nii hea idee. Ma räägin tulevastele põlvedele ka, et räägitakse aastatuhandeid. Jah. Ja siis Karl... Siuksed dialoogid vanast talumajades. Noh, tõsta üht reit, tõsta teist reit ja pane karvane vahele. Saite punkti. Seis on 5-8, nii et meil on 3 punkti vahet, aga me teeme vähemalt ühe mõistatuse veel. Teeme ühe mõistatuse veel. Sul on siin valikuid, kas sa tahad mulle öelda, et see on haruldane võimalus Kasparil valida üks. Kaspar saab läpakat puutuda. Ma sain jaa, see on uskumatu, ma ise ka ei usu, panin selle. Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane. See on üks klassikalisemaid ka, see on... Vabadus! Hing. Kivi! Ei. See on ka 1800-ndatest. Alev Arki veetud narkootikumide pakid. Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane. Mis see on? See on nagu mingi asi või see on nagu mingi metafoor? See on seal kahe asja vahel. Ma võin kaptenitel nii palju öelda, et ühe mõistatuse vastus on juba olnud meil paar saadet tagasi. Mingi hing või midagi. Ma proovisin hing öelda. Ei ole hing. Me oleme juba seda vastust, kui te kallid vaatajad ka, kui keegi oli eile kohal lindsusel, siis te olete seda varem kuulnud seda vastust. Mina olin, aga... Jaa, kui palju sa kuulsid? Ma ei mäleta küll. Aga ütle õige vastus ära siis. Õige vastus on nimi. Inimesed käivad oma nime uputamas siis, kui inimesed abielluvad, käivad oma nime uputamas ja põletamas. No vot see ei upugi, sellepärast ongi see me anname sisse avalduse. Kaebuste raamatut. Väga hea, aga mis me vastu anname, on järgmine küsimus. Mis su see on see, mis ei mädane? Sander, mis sul see on? Õigus, aitäh sulle. Lihtsalt nii krüptilist pandi ikkagi. No nüüd tongis vist ikka kogu aeg, 24 tundi. Ja sellepärast teie peaksite nüüd vastuseid teadma. Ei. Oota, mis see küsimus oli? Sa isegi ei ürita enam, see vist ütles sitasti nagu. Kuidas see halvasti oli? See käinud su iseloomu kohta küll kuidagi. Kuulge. Te olete väga lähme järgmise küsimuse juurde. Lähme järgmise küsimuse. Oota, kui meil igav hakkab, siis läheb hulluks nagu. Tehk lõpuseks siis. Ei, küsimust ootame. Jaa, okei. Siis ma küsin teile... Paljudes riikides, näiteks Jaapanis, on osad firmad pidanud keskenduma täiskasvanutele, sest turg on suurem. Mis tootega on tegu? Roller! Väga hea, suur küsimus. Suur küsimus. Publik näeb kõike. Väga hea.
paljudes riikides, näiteks nagu Jaapanis, on osad firmad pidanud keskenduma täiskasvanutele, sest turg on suurem. Mis tootega on tegu? Oota, kas see siis viitab see, et see on tegelikult nagu lastetoode, aga nad pidid ümber minema täiskasvanutele või? Joo. Aga see lihtsalt ei mahtunud ikka. Mis täht tuli? Mähkmed. Mähkmed on õige vastus. Tuli kiirelt ära praegu punasele tiimile. Ei, see on väga veider, kuidas nad need vastused Miks sa teadsid seda? Mina ütlesin. Aga kus sa Kus te teadsid? teate? Ei, siis ei ole vaja teada. Aga ole lihtsalt mõne aasta pärast valmis. Miks ma tõin Jaapani näiteks on sellepärast, et see on paljudes riikides, kus on ühiskond vananeb, palju lapsi nii palju juurde ei tule. Ei, see on lihtsalt for fun. Sorry, ma sain Mõni hobi võib ka elus olla. Jaapalasel peab mingi fun ikkagi elus on seal. Väga hea. Nii, Karl, mis on meie järgmine küsimus? Millega prooviti teises maailmasõjas Churchillit õhku lasta? Ehk siis millega prooviti teise maailmasõja ajal Churchilli õhku lasta? Sigariga. Variandid üldse maailmas, millega tavaliselt seda tehakse. Tavaliselt lastakse pommiga. Pommiga viskad nagu mingi... See oli tavaline niisugune. Pommiga prooviti kõiki õhku Molotovi kokteili ja millega õhku lasta. Jaa. Kuuma õhupalliga. See napilt see ei läinud läbi. Ese saad isegi juba. Kus ta selle oli? Täna kasutatakse seda või? Ta oli siis parlamendi hoones. See asi siis. No parlamendi maja hoone. Iganes see õige termin on. No mis asjad nagu siis... Kuhu sa pommi peidaks? Mis on nagu... Pomm oli ikka, jah? Kuhu sa pommi peidaks? No see millega õhku pead laskma. Ma hakkasin mingit spetsiaalselt mingi... Palju mingi söögi sisse seal või? C4, metaan. WC-sse. Mojito siis, et WC-poti lasi vett peale, siis istus sinna ja siis vetsupoti mingi teema. Kus sa on, sa oled ju privaatselt seal ja lasedki vetsupoti õhku ja sellega koos Churchilli ka. Siis nii naljakas ka ju pärast on ju. Tead, mis ma tegin? Kõik on teloga seal samad niimoodi. Ma ei tea nagu. Millega. Tegelikult ma olen seda kuulnud, aga mul eile oli meelest ära, on jälle meelest. Eile oli, aga võib-olla Karel paneb ühe vihje veel ja siis võib-olla tuleb meelde kohe. See oli üks selline asi, mis ma ütleksin, see üks söögiga seotud. Võtsin toit. See on jah, see on söödav asi. Söödav asi. Ma arvan, meile kõigile võib-olla isegi ütleks. Burger. Mingi steegi sees on burger või? Arbuus. Ei. Banaan. Ma arvan, et ma pean siin kiiremini minema sinna õige vastuse poole ära. Aga lähme. Aga ütleme, ma annan ühe vihje veel, et teil oleks võimalus. See on üks magustoit. Kooktort. Cheesecake. Nüüd sa pillud. Ja ei, no ma tahan seda punkti jätta. See on magus. See on magus. Crème brûlée. Ei, see on isegi meil Eestis väga kätte saada. Me oleme uhked selle. Me oleme uhked selle. Šokolaad tuli ära. Šokolaaditahvli sisse pandi. Šokolaaditahvli sees. Ja see jõudis peaaegu Kuidas sa tahad enda anname selle punkti ära, aga teeme väikse aplausi ka sinise tiimile. Väike ergutus neile. Meil on veel paar küsimust minna, nii et kõik on mängus. Nii et ma arvan, me jõuamegi 2 küsimust veel teha. Teeme saate eelviimase küsimuse. Saate eelviimane küsimus on siis selline, et mis üritust peavad varesed? Korteriühistu koosolekud. Neil on tõepoolest tihti. See on hea pakkunud korteriühistu. Ja neil on kogu aeg korteriühistu koosolekud. Tead, see on jumala õige. Mina nägin just ühte videot, kus tegelikult see oli hakkide kohta küll, aga võib-olla läheb sinna et nad peavad kohut üksteise üle. Kui keegi on teinud mingi paha teo, siis nad kõik saavad kokku oma vahel ja reaalselt hakkavad selle ühe venna kallal võtma, nokkima ta kallal. Ei no, selles suhtes ma lihtsalt pakun seda, mis ma internetis näinud olen, et võib-olla läheb sinna ka. Ainuke varest üritus, kus mina olen olnud. Kogu aeg satud koosolekule neil. Ma sattusin ükskord lihtsalt varest selle French Openile. Et tenniseturniirile. Vistisin kohvikus ja siis üks varest lendas, for real lendas selle tennispalliga niimoodi sinna selle hakin traadi peale. Ja siis lasi alla ja siis läks nagu järgi ja teine lasid üks. Ja siis nad läksid minema ja siis ma olin, kurat, oleks pidanud filmima ka. Nüüd ma räägin kõike niimoodi. Muidugi enkaudi oli. Meil on sama, meil ka niimoodi. Ja kas ta lendas pärast ühe siili juurde? Et ühesõnaga varest tenniseturniir ei ole õige. Ei ole. Matused.
õige vastus! Väga hästi. Kohe 2 punkti ka ilma vihjeta tuli see. 2 punkti. Päris hea Aga ma annan lisaküsimuse. Kas teil on see pastor ka selle valge sellega siis, kes peab mingit seda juttu? Neil võiks olla, neil on ülejäänud juba olemas. Aga enne kui ma ütlen, mille jaoks nad matused peavad? Mille jaoks? Sest tegelikult see ei ole päris sama. See ei ole päris sama see, mis inimene peab matuseid. Natuke teine eesmärk on. Et ta ära süüa see surnu või? Ei. See on inimestel. Ta läks väga tumedaks väga kiiresti. Mille pärast? No, sest matus on see, et nad saavad kõik, nad näevad surnud varest, kõik lendavad kohe kohale. Ja mis nüüd saab... Mis eesmärgil nad tahavad? Kellegi mingi eesõigus, keegi peab midagi tegema. Mingi rollijaotus käib seal, kes peab midagi tegema või kes nüüd on tähtsam. Kui see keegi võtab järgmise mingi positsiooni üle või mingi... Ei ole mingi hierarhiline, see ei ole. Ei ole. Mis mõttes meil küll on nii? See on evolutsiooniline asi. Äkki see on nagu Tulnuka filmis see, et nad annavad selle nokamütsi edasi? Ei ole, see on evolutsiooniline põhjus oli nagu, see on hea vihja sellele. Evolutsiooniline põhjus. Just nii. Nad veel viimast korda... Ära ütle seda. Aga ütle. Aga ära ütle. Geneetilist, et kui ta oli nagu kõva geneetikaga varasid viimast korda veel proovivad nagu viimast võtta. Las ma siis panen sellesse võtmesse. Kujuta ette, sa käid metsas. No tänaval, käid tänaval. Näed, laip. Näed laip. Ütle kõigile. Noh, tulge siia. Ja mis nüüd... Tulge vaadake, ärge tehke nii nagu see vend. Mis välja uurib? Mõlemad ütlesid ära, me praegu siit paneme mõlemad ühe punkti. Mis Sander? See on mingi selline riidlemine, et ärge teiega vaadake hoiatus midagi sellist. Vaata, mis võib juhtuda ja... Nad õpivad, et miks see vares suri, õpetavad noori, milline vigu vältida, nad proovivad kohe aru saada, et see ei ole selline, et leinaasi, vaid see on see, et nad tulevad kokku, vaatavad, okei, nii. Mis juhtus, ka nad vaatavad kiiresti, kas on, sest varesed tuvastavad inimeste nägusid ära, kas on mingid tuttavaid pahalasi kuskil. Ehk siis see pole matused, vaid see on kool. See nad õpivad sellest. Aga selle kohta öeldakse varesse matused. See ongi see, kui nad kraaksuvad, mis juhtus? See tüüp. See tegi, mis juhtus? Just nii. Aga enne veel, kui me oleme viimase küsimuse juurde, teeme väikse promonurga ka. Me oleme siin mõnusalt, nagu me kõik teame, me oleme juuli keskpaik, meil on mõnus juuliaeg. Võib-olla alustame teile seekord sinu käest. On sul midagi rahvale öelda juulis? Juulis pidage juuli lõpus minu sünnipäeva ja kuulake raadiot. Ja 28 juuli Kuressaares Muti 4 teele juures on vastuvõtt. Sa teadsid päriselt, millal mul sünnipäeva? Sander, ära vasta ja näed, kuulin välja. Aga... Väga armas. See on ilus on vaadata seda pulmapilti ikka. Tuleb ikka kellad kõlisevad ja on, mida meil kõigil oodata, meil tuleb vahva. Nii. Aga Maris, on sul midagi rahvale öelda? Jaa, Genkat saab tellida maris@planet.ee. Vahet pole, mis kuu on. Nii et tellige Mariselt Genkat. Aga Genka, on sul midagi rahvale öelda? Kuidas rahvas saab olla kursis sinu tegemistega? Okei, kust me hakkame? Või kust Maris tellida saab? Maris.com. Rahvusvaheline international. Kui pikk, palju mul aega on? Sitaks. Me oleme käime ära. Tulge hip-hop festivalile, 20. kord on. Kui te küsite, mis spetsiaalselt on, siis ja kuulake legendaarne raadiot kindlasti ja nii on. Väga hea. Meil on 3 raadiojaama esindatud, väga raadiopõhine saade on meil siin nii. Aga ühesõnaga, minge hip-hop festivali, paneme video alla hip-hop festivali lingi ka, siis rahvas saab kiirelt kätte hip-hop festivali piletid. Aga Sander, mis sul rahvale öelda on? Kodus, kui sa istud, siis tule hip-hop festivalile, maris.ee on piletid ja... Kommis sai kiiresti. Kas ma saan praegu seda domeeni? Aga tead, mis saate saab panna meie saate viimase küsimuse? No paneme. Me siin mainiti küll tulnukat. Ma ütlen kohe ära, viimane küsimus on doppelpunktidele, nii et isegi õige vastusega ja vihjega on sinisel tiimil võimalik viigistada. Ja kui te teate kohe seda õiget vastust, siis see on muljetavaldav, nii et... Me räägime nüüd teisest Tulnuka filmist, Tulnukas ja Alien, originaalne. Ja alguses Tulnuka filmide Xenomorph ehk nimeosaline siis see Tulnukas pidi algse plaani järgi hoopis olema mis. Ta ei pidanud olema see enne, kui siis
võib-olla olete näinud seda tulnuka filmi, kus ta on see suur hästi niisugune, tuleb see suust teine tulnukas välja ja pikk saba. Ta pidi olema auguga siil. Orav. Kass. Mis pidi alguses olema filmides siis seda tulnukat asendama? Nii-öelda või originaalne tulnuka disain. Tulnuka film on tulnukas. Filmi nimi on Film Tulnukas. kannab nime Tulnukas, aga tulnukat algselt ei pidanud olema see. Aga filmi nimi oli ikka Tulnukas. Filmi nimi oli Tulnukas. Üks teine asi pidi kehastama seda tulnukat. Võib-olla ei tahtnud seda kogu seda loomust luua. Nad tahtsid midagi olemasolevat kasutada. King Kong. 8 jalg. Okapi. Mingi looma. Jaanali. Loom, jah. See Dinosaurus. oli küll üks loom. Loomaga oli tegu. Aga mis loom? Aga äkki see, Kuidas sa teed looma see metsas, kes see jookseb, see mitte lumeinimene või see šupakabra. Nad püüavad ta kinni, suur jala kinni. Ja siis paneb, ei see päris loom, aga midagi... Päris loom. Ja midagi spetsiifilist selle loomaga, et ta oleks tulnuka moodi. Aga nad panid lihtsalt mingile koerale kuradi 3. silma otsa, et hakkasid filmi. Mõtle, kus oleks õige vastus. Ei ole. Õige vastus on isegi veidram. Tigu. Viiet liigub. Tigu. Ei ole, see on suurem loom. See on suurem kui inimene. Suurem kui inimene. Hiiname tigu. Kaelkirjak äkki või mingi selline suurem. Natuke pisem. Siis on mingi Mina ei tea. Midagi teha. Vägikits, me lihtsalt nimetame loomi, mida me veame. Nii. Jääkaru. Kas see loom on natukene suunatud, kuhu poole peab? Ta peab olema ikkagi nagu, kui me mõtleme tulnuka peale, milline tulnukas välja näeb, et siuke meie üldine arusaam tulnukast. Temaga tehti ka midagi enne. Et nagu tsirkuse jaoks tehti ühe loomaga. Kas nad panid mingisugusele kuradi kalale jalad alla? Hüljes. Ei, ma ütlen nii palju, nad raseerisid ühe looma ära. Šimpanz. Ei, üks teine ahv. Või primaat. Orangutan. Orangutang oli õige. Raseeritud orangutang. Paneme 2 punkti kirja punasele tiimile, sest õige vastus on raseeritud orangutang. Ma mõtlen nagu... Mitu soenguosakonna töötajat suri selle ühe tüübi raseerides nagu. Esimene sai mingi poole käe. Aga see on see, mille pärast sa ka ei raseeri või? Ja ma arvan, et enne kui me tüli lähme, ongi paras aeg meie saade lõpetada, siis meie tänase saate võitsid. Ei no lihtsalt nii palju aega läheks, ma mõtlen nagu mitte midagi muud ju. Kohe tahad utsitada seda. Enne saate lõppu või... Alieni casting nendaks kohe peale. Väga hea. Nii. Aha TV. Aga nüüd lõpetame selle saate ära. Daamid ja härrad, meie tänase saate võitsid Punane tiim! Teeme suure aplausi meie sinisele tiimile Maris Kõrvits, Televiira! Meie võitjatiim, Punane tiim, Sander Õigus ja Genka! Meie küsimuste meister Karl-Alari Varma, mina olin Kaspar Kikerpill. Aitäh, et vaatasite järgmise korrani. Tšau!